Improt tegelikult ma nägin päris ammu juba esimest korda. Ma mäletan, oli üks bändiga käisime esinemas ühel sünnipäeval ja siis te esinete seal. Vist oligi üks teie esimestest esinemist, mis te tegite Kotka keldris Tartus. Ja siis jäi kohe silma, et on päris kihvt. Siis läks aastaid mööda ja siis olin sügaval doktorantuuris ja mõtlesin, et võiks teha midagi fun'i. Ja siis tuli meelde, et impro on fun. Miks mitte üles otsida. Ja siis ma otsisin Tartus üles, et kus seda tehakse ja läksingi jämmi ja sealt see asi hakkas. Impro on nagu siuke ideaalne suhtluslabor, nagu, et sa saad lihtsalt katsetada, sa saad lihtsalt ja sa nagu arendad nii palju asju ja tegelikult, mis mind võib-olla võlus oli see, et iga kord ma õppisin mingeid asju, mida sa saad rakendada päris ellu. Näiteks see, et mingi ole positiivne ja jaata või nagu kõik need impro asjad, mis teevad improstseeni heaks, teevad ka tihti peale päris suhtluse heaks. Impros on ka see, et sa tunned kaasa inimestel, kelle sa saad aru, et ta tegelikult tahab nagu head, aga ta ei tule nagu väga hästi välja. See on üks kõige paremaid karakterid. Ma esinen päris palju erinevate asjadega, bändidega, ettevõtlusega, presenteerin kogu aeg. Ja impro on nagu siuke väga lahe vahelüli, mis aitab teatud küljest selle kogu asjale kompotile kaasa. Näiteks, et ma ei hakka mingi erinevad karakterid tegema. Kunagi panin tähele, et kui ma suhtluses läksin võrrest inimeste vahel, hakkasin ka mingi karakterid tegema. Mõtlesin, kurat, ma olen normaalne. Ja siis impros oli sama asi. Ma hakkasin kohe tegema mingi, iga improsseen hakkas mingi ja siis ma nagu, Valmar, võta nagu rahulikult, ole lihtsalt sina ise. Hakka sealt avastama ja siis saadki nagu improtunnist lihtsalt järjest katsetada seda, kuni see nagu muutub loomulikuks. Ajalootunnis kõik said millegipärast 3, mina sain 5. Siis mõtlesin, ma olen tark. Siis ma olen alati pärast seda mõelnud, et mina olengi tark. Ma hakkasin teisi õpetama, kuigi ma ei osanud. Aga siis see tuleb. Sa õpid ära, kuidas õpetada nii, et sa ei oska midagi teha. Kord mäletan 8. klassis oli jalkatund. Ma ei osanud jalkat, aga ma hakkasin treeneriks. Ja siis see arenes. Siis mõtlesin, lööge värav, nad lõid. Töötab. Lihtsalt, mis peab olema endasse usku? Tunnetus on see, mida ma aina rohkem olen hakanud võtma see, et kuidas mina päriselt siin stseenis saan olla. Ära tundmine, et ma tahan lihtsalt praegu lamada, siis ma lihtsalt laman. Ja need viivad väga kihvtidesse kohtadesse. Ja see ongi nagu siuke tõelise impro tunnetus, et sa ei tee midagi, mis sa lihtsalt oled õppinud, vaid see, mis sa aina rohkem usaldad seda enda tunnetust. Impro on see, kui sa lased lihtsalt, sa ei kontrolli ennast, vaid sa lased lihtsalt ennast üllatada, mida sa suudad teha. See on impro.